hakkasime sõitma siis hommikul, läksime Tallinna ringile ja Jüri kohal on Circle K, sealt võtsime head paremat söömist ja joomist ja oli sükene mõnus hommik, ilus päiksepasseline ilm oli ja Jüri isegi luges raamatut Harry Potterit tee peal. Loebki raamatut. Valaste juga, jah? Ja meie kõige esimene sihtkoht siis Valaste juga, 40 meetri kõrgune veelangus, Eesti kõrgeim juga. Kuna see meile tee peale jäi, siis Mari oli kenasti kokku pannud meile trajektoori huvitavatest kohtadest, mida siis teel Mäetaguse mõisa võiks väisata. Ja Valaste juga oli kõige esimene koht. Siin oleme siis Valaste joal, ootasime Mairit, Mairi kes korra seal kohvikus tualetis ja mina tegelikult sinna Valaste joale alla ei roninud, seal olid hirmus pikad ja ohtlikud ja jubedad trepid ja kõik ronisid üles alla, see oli meeletus sagimine, käis inimesi kohutavalt palju. Nagu Mairi hiljem ütles, siis tegelikult seda juga ennast näha polnudki täies mahus ja juga suht viletsa nirega, nii et ma arvan, ega ma millestki eriti ilma ei jäänud. Järgmine sihtkoht oli Oru lossi park, sest Oru lossist midagi muud alles jäänud ei ole. Esialgu ei avaldanud eriti muljet, lihtsalt kena pargikene Toila sanatooriumi juures, aga kui me hakkasime seda ajalugu lahti võtma, siis see oli väga põnev. Nimelt 1897. aastal ostis Vene suurkaupmees Grigori Jelissejev Toila kandis Pühajõe mõisa ja 2 talu maad, mis selle juures olid. Kokku tuli ligi 100 hektarit lossi parki ja sinna ehitas väga uhke lossi, mille projekteeris arhitekt Baranovski. Ka sellel pargil oli eraldi arhitekt, kelle nimi oli Kuphalt, ehk siis tipptegijad, meeletult suurejooneline Itaalia uusrenessanssi stiilis ehitus, mille lõppkokkuvõttes venelasid 1945. aastal maatasa pommistasid, aga lossiga käib kaasas väga kirju ja kirglik lugu, mis lõppes kokkuvõttes sellega, et saabus aasta 1917 ja Grigori Jelissejev emigreerus Pariisi. Vahepeal siis oli Grigori oma vana naise maha jätnud ja võtnud uue noore naise, kellega ta siis sinna Pariisi koliski ja see eelmine naine, kellega ta kogu oma ärisid üldse üles ehitas, tegi enesetapu mõnede juttude kohaselt siis ka selles samas lossis. Igal juhul seda juttu ja seda nii-öelda tsaariaegse Vene suurkaupmehe hiilgust on seal siiamaani tunda ja see lugu on väga põnev ja väga kirju ja väga huvitav. Nii et see oli tegelikult selle reisi üks täielikke tippkohti ja täiesti ootamatu avastus sellisest täiesti nagu metsast või ma ei teadnudki, et Toila sanatooriumi juures selline fantastiline park ja loss koos uhke looga üldse asub. Mairi, siis sa tegelikult sa tegid tööd. Järgmine peatuskoht oli Sillamäe. Seal oli just äsja valmis saanud uus rannaplaaž ja loomulikult ka peatänav ehk boulevard. Väga uhke ja väga äge. Rand oli tõeliselt impressiv ja tõeliselt kihvt. Üldse kuidagi ei olnud nagu üldse Sillamäelik või ei usuks, et Sillamäel selline plaaž võiks olla. Väga äge. Ja lõpuks jõudsime siis Mäetaguse mõisa ja siin me vaatame oma tuba üle parasjagu. Tuba oli süke väga kena, väga korralik, natuke oli sükest mõisa hõngu, ei midagi väga luksuslikku, aga samas ilus ja puhas ja kena, süke parajalt tagasihoidlik ja mõnus ja hubane. Väga mõnus oli olla õhtul, sõime siis lõunat sealses restoranis. Päris head toidud oli, ei midagi erilist, aga siiski väga head. Peale seda jällegi jalutasime mõisapargis ringi ja tegime sellele mõisale nagu tiiru peale. Ja see mõis minu jaoks meenutas sellist põllumajanduslikku kompleksi, mõisaaegset põllumajanduslikku kompleksi. Kui ajalugu uurida, siis ta on käinud ühe kuulsa
mõisniku käest teise kuulsa mõisniku kätte ja nad mõisnikud kõik on seda kompleksi ilusti omamoodi edasi arendanud ja mis kõige tähtsam, praegused mõisaomanikud on selle mõisapargi ilusti ära taastanud ja korras hoidnud. Ja loomulikult saabus lõpuks see püha hetk, kui saime siis sinna mõisa spaasse, mis oli ehitatud siis talli minu arusaamist mööda. Sinna saime ujuma minna. Seal oli päris vähe inimesi, nii et siin selles kaadris me olemegi selle spa ainukesed külalised. 2 reaga bassein, päris sügav, mõnus, seal olid ka saunad. Spaasse tulime tagasi ka veel hommikul Iiri nõudmisel loomulikult, aga tegelikult see oli päris tore, et Iiri meid sinna spaasse ajas, sest pärast oli niivõrd värske ja mõnus tunne ja see spa oli väga hõnguline, isegi üks ilusamaid asju seal selles mõisakompleksis. Ja teine päev ja tuleme just mäe taguse sellest pensionaadist, mõisast, kust iganes käisime hommikul veel ujumas ja sõime ja Iirile väga meeldis, aga kahjuks Iiri pidi hüvasti jätma oma väikese mõmmiga, mis oli tehtud käterätikust ja nüüd me lähme Kuremäe kloostrit vaatama ja Iiri ei teadnud, et mis need nunnad ja mungad üldse on, et kes nad on. Ei ole avatud. Kuremäe kloostrist olen ma nii palju lugusid kuulnud ja tean, et väga paljud on seal käinud ja vähemalt kõik teavad Kuremäe kloostrit. Aga ma ei olnud selles kloostris ise käinud ja jällegi üks täielik pärl Eesti selliste nunnude kohtade nimekirjas. Just nimelt nunnude kohtade nimekirjas, sest et ta oli omamoodi siuke pühalik ja vaikne, seal oli tunda mingit väga veidrat hõngu, kuidagi need, kes seal olid, need nunnad või keda seal näha oli, nad olid kuidagi mingi siuke, samas olid nad nagu vaiksed ja malbekesed, aga samas olid nad ka kuidagi nagu pisut nagu tõrjuvad või sinna ei tohi minna ja sinna ei tohi minna. Aga kogu see arhitektuur ja kogu see selline kompleks oli jällegi väga äge ja mis oli kõige tähtsam, seda ei olnud ülemäära palju restaureeritud, seda ei olnud üle ehitatud, vaid kõik vana oli säilitatud, kõik vana oli uueks tehtud, kõik vana oli ilusaks tehtud ja aastakümneid, vist kui mitte isegi aastasadu, hoitud, vaikselt kasitud, hooldatud, remonditud ja tänu sellele on selline kompleks siis säilinud tänu nendele nunnadele, kes selles kloostris on teeninud. Muidugi siin küll sellest kaadreid on väga vähe, aga me leidsime ühe pisikese metsajärvekese tee ääres ja muidugi käisime seal ka ujumas, sest et see järv lihtsalt kutsus ujuma. Kuna me käisime Iiriga seal vees ja täiesti ilma ujumusriieteta täiesti paljad, sest et seal ei olnud kedagi, aga see oli niivõrd äge pisikene metsajärvekene, siis ta tegi mõnusa sükse värske olemise. Järgmine koht, kus me peatusime, oli siis Kauksi rand, jällegi täiesti uskumatu, et niivõrd uhke rand. Loomulikult see liiv ja see kõik ei olnudki nii tähtis seal, aga kõik need ehitused, need väiksed kohakesed, kus sa said istuda. Need tekitasid sellest täiesti nagu mingi lääneliku ranna. Siin me jõudsime siis oma teel pikkade otsingute tulemusena Peipsi äärses tänavas jõudsime sinna Kalamajakasse. Ja jälle tabas meid suur üllatus. Loomulikult olime me Peipsi ääres käinud mööda seda Pea Sibula tänavat seal sõitnud, Sibula teed, aga me ei olnud kunagi söönud ja see söögikoht ise oli täiesti mitte midagi ütlev, lihtsalt mingi paar päeva varjukest mingisugune putka, ratastel putka püsti ja vene naisterahvas seal siuke vanem ja meesterahvas sellest tõi sealt
kõrvalt majast mingisuguseid kalu ja värke, tellisime sealt süüa ja see söök oli lihtsalt võrratu. Värsked kalad. Isegi Iiri burger oli jube hea, nagu ta siin ütleb. Me tellisime Mairiga sellise sekseri, kus oli nagu kõik väike ülevaade kõigitest kaladest ja kõik need kalad olid samal päeval püütud hommikul merel käidud ja püütud ja see oli niivõrd hea, et me olime võib-olla reisist natuke tüdinud ja kui me selle söögi ära sõime, siis meil oli kõigil oli nagu tuju niivõrd hea, et see värske kala lihtsalt seal muist oli keedetud, muist oli fritüüritud, muist oli praetud, muist oli suitsetatud. Lihtsalt uskumatult hea ja uskumatu, et toit võib meele niivõrd heaks teha. Võib-olla ei olegi tükk aega niivõrd head ja ehedat toitu saanud. Tee ääres üks neiu müüs pirukaid ja need pirukad on väga ilusad. Kas sa panid 5 juba? Sul pead veel panema siis või? Ja need pirukad maksavad euro tükk. Kas siin käib muidu palju autosid või? Kas ostetakse ka või? Okei. Igal juhul väga maitsvad saiad on ja euron tükk, et kui te siia kanti satute, siis kindlasti tulge läbi ja proovige neid saiakesi, kui veel on. Saadjärvest tagasi teel käisime ujumas veel ja nüüd sõidame mingist väikest sükest tiirataara teed mööda tagasi, kuni jõuame Tartu maanteele. Tartu maanteele loodame leida veel ühte bensukat, et me saaksime kohvi osta ja siis sealt keerame, sõidame mingit omakorda Sinka-Vonka teed mööda ja me saatame Maidla taha ja saame ilma Tartu maanteed mööda sõita, ilma Tartu maanteed peale sattumata saame sõita, satume Maidla taha ja saame otse koju sõita. Põhimõtteliselt läheb poole Tartu maantee pealt tee otse meile koju. Tabipäret ei tea. Sest et meil on see sülge. Nüüd me oleme siis Tartu maanteel ja väidetavalt peame siin sõitma 79 kilomeetrit. See on üks igav tee. Vähemalt saab siin sajaga. Mairi paneb praegu 100, ta pani gaasi põhjalt 100 kilomeetrit. 100 on sees praegu. Kuule ei, mul on vale see. Vale? Ta millekast on ikka kõõta, ma küll vaikib. Keegi ei reageeri. Ühesõnaga, me oleme lõpuks siis kodus ja meie 2-päevane 600 mitu kilomeetrit? 614 kilomeetrit said läbi ja see on meie kodu siin. Maja, tarumaja.